tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Küme taas kord siin ja esmalt head uut aastat kõikidele. Täna on küll 6. jaanuar, aga pole hilja veel head uut aastat soovida. Nii et jah, uus aasta, tore aasta 2020 on käes ja vaikselt tiksub. See aasta ma loodan vähemalt teha rohkem videosid kui eelmine aasta, kuigi jah, võimalik, et äkki ei jõua ka. Kassid panevad hullu. Ja noh, ühesõnaga üritame teha nii palju videosid, kui mul aega on, aga mul on ilmselt muude asjade planeerimisega natuke rohkem tegemist. Ja siis ei ole mul võib-olla aega nii palju videosid teha, aga kindlasti tuleb see aasta ka nagu eelmine aastagi mõningaid keemia videosid, natukene automaatika asju kindlasti. Arvuti videosid võib-olla ei tule, mõni gameplay võib-olla tuleb või midagi sellist. Ja ega väga midagi muud ei ole. Nagu te näete, siis kuusk enam pole, kuusk on siin kastis ilusti. Ainult tuled on veel üleval, kuigi tuled tuleks ka maha võtta varsti. Nii et jah, meie tehtud piparkoogi maja seisab imekombel veel püsti, kuigi ta vaikselt hakkab vist lagunema. Nii et jah. Koristada on tegelikult suhteliselt palju. Nagu näete, siis siin on jätkuvalt osade projektorite jupid on siin. Siin on paras segadus. Siin all ei olegi nii väga suur segadus, aga siit tuleb ka ühtest ära viia. Ma seda mikserpulti pole veel tööle saanud, kuigi ma muretsesin need ühendused ära. 6 tükki ja mul on veel teisi ühendusi ka. Siin on purgid. Vahetasin seal ühe kõva kette ära. Panin järgmise terabaidise sinna sisse. Sellepärast, et too number 1, mis seal all on. See sai vahepeal täis. Ja siis jah, töö juures tõin terve hunniku kaiste ka, et saaks kogu oma kola ära panna sinna sisse. Samas peaks ka selle sorteerimisasjanduse ära panema kuhugi ja siin natukene korda tegema, sest ma kaotasin ühe oma laadimisjuhtme lambist ära. Siis täna kuskil kella 3 ajal või 3 läbi peaks tulema meile uus kiisu ja see kiisu, kes siin on, kes ei taha ennast näidata. Tule siia, kiisu. Tema läheb meil uude kodu ära. Nii häbelik. Nüüd otsustas liivakasti minna, aine. Ühesõnaga, täna tuleb meile uus kiisu-miisu. Täpselt ei tea, milline ta on. Pidavad tulema vist pikakarvaline, aga mina täpselt ei tea, milline ta välja näeb, nii et see jääb siis üllatuseks. Ma ei tea, kas autovideosid see aasta tuleb. Ma arvan, et ilmselt väga mitte. Pigem tuleb väikseid koduseid asju. Nagu te näete, siis tegelikult siit ei näe. Siit ka ei näe. Pidin panema freaking Windows 10 igaks juhuks. Loomulikult piraatversioon, aga savi peaasi, et töötab ja kõik toimib. Nii et igaks juhuks, kui see päev kätte jõuab, kui Windows 7 enam põhimõtteliselt non-exist, siis ei ole väga hullu, siis ma saan jätkuvalt ühes arvutis kas või oma arveasju teha ja värkega. Ma arvan, et ma saan veel nendes arvutites ka jätkuvalt edasi teha. Aga jah, lähme vaatame, mis keldris toimub, sest seal on terve hunnik staffi, mis tuleb kuhugi ära panna, aga mul pole hetkel õrna aimugi, kuhu kohta seda panna. Ja nagu te näete, siis siin eesruumis on päris suur segadus, kõik asjad on igal pool laiali.
küll on mul siin see taimekasvatuse asi ja siis see mingi random projekt ja lihtsalt kastide viisi asju ja siin on kõik tööriistad ja siin on mingid jupid ja siin on elektrivärk ja siin on maalt toodud üks tuulik, mis tuleb kunagi ära parandada, sellepärast et nagu te näete, siis siit on üks laba puudu. See tuleb ka ära parandada. Siis on kaamerad siin, siis on see kohver, millel on igasugused vahvad vidinad sees. Seda ilmselt ka kasutan lähiajal, tulevikus varsti. Nii et jah, ja siis siin on mingit random manti, see on vaja korda saada. Siin 3 kastis on põhiliselt projektori jubinad. Ja noh, see, mis siin ruumis toimub, no see on täielik kaos tegelikult, kui aus olla. Sest, no come on, vaadake seda ruumi lihtsalt, mida põrgut. Mul on siin ikka rämedalt manti. Emaplaadid vedelevad, juhtmed, elektrikilbid, seal on terve hunnik kaste, kõlarid, kaamerad, mis tuleb sinna ühte karpi panna, sest ma kavatsen maale üles panna. CD-rommid, värgid, igasugused jubinad vedelevad siin fucking igal pool. Natuke keemiamanti on seal all. Seal on igasugused asjad igal pool laiali. Veel natuke keemiamanti on siin peal ja siis on automaatikat ja temperatuurikontroller ja kaameraid veel ja kaameraühendusi ja tulesid ja need on ka autotuled ilmselt. Nagu ka see. Ja siis terve hunnik lihtsalt projektoreid. Enamus nendest kusjuures töötab isegi, nii et suht lahe. Siis ma üritan see aasta neid kasutada, et need näitaksid mingeid asju. Mina ei tea, kui hästi see õnnestub või kas see õnnestub. Loodame, et õnnestub ikka. Aga jah. Ja siis siin on veel natukene keemiamanti ja värki ja kontroller ja siin on siis kasmisautomaatika värki, ühesõnaga veel keemiamanti seal poole. Ja nagu näete, siis on ikka fucking haige segadus. Ma ei kujuta ette, mismoodi ma selle kõik korda saan. Mul pole õrna aimuga. Nagu näete, siis kontroller on siin. Seda ma natukene hakkan tuunima. Ma teen siia mingid ühendused, kuhu ma saan, kus ma panen siis nad väljundid seina peale ja siis seina pealt saan võtta oma 12 volti ükskõik mille jaoks vaja on. Ilmselt paneme ka ampermeetrid vahele ja värki ja siis ongi lahe. Mul on siin üks autoraadio ka, mis töötab, aga ma pole seda eriti kasutanud. Aga seda tuleks ka kasutada, ma saaks seda siin keldris kasutada ja värki. Ja siis on siin kõik muud asjad ja siis on see kilp siin ja ühesõnaga terve hunnik kõvakettaid, mis on lahti võetud juppideks ja põhimõtteliselt ma pean hakkama seda keemiakappi tegema uuesti. Praegu ei ole siin kapis üldse mitte midagi, see kapp on lihtsalt tühi. Aga ma ilmselt, ma ei teagi. Võib-olla panen seal kapi seina peale, võib-olla ei pane, ühesõnaga ma pean veel mõtlema. Sellepärast, et kuhugi tuleb see panna. Ja siis siin riiuli peal tuleb ka natuke korda luua. Kõvasti asju ilmselt tuleb ära visata, mida vaja ei ole. Ja ma arvan, et CD-romme ja neid tuleb ka lahti võtta natukene. Vana toitekilp on seal ja terve hunnik voolumõõtjaid ja asju ja emaplaate ja ventikaid ja seal on ports klaviatuure ka veel ja ühesõnaga manti on palju ja koristada tuleb, sest muidu ma lihtsalt ei pääse ise siia sisse. Aga see on kõik tulevikuplaan. Täna ma sellega otseselt tegelema ei hakka, ma arvan. Sest täna tuleb kass ja tuleb rohkem tullega tegeleda. Aga ilmselt järgmistel päevadel, homme näiteks, hakkame siin vaikselt orgunnima ja vaatama, et mis ära visata, sest tegelikult nagu väga ei tahakski ära midagi visata, aga paraku peab, sest lihtsalt ma ise ei mahu muidu siia sisse. Nii et jah. Aga ega rohkem väga midagi muud ei olegi. Tänan kõiki vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribe'ige. Veel kord head uut aastat teile ja tänase video lõppu siis väike aastavahetuse ilutulestik ja
kohtumiseni juba järgmisel korral. Nii et ärge unustage siis likeida, kommenteerida, subscribe ida ja kohtumiseni juba järgmisel korral. Nii et jah, veel kord tänan vaatamast ja kohtumiseni.